Aga 15 minutit kogu aeg kaltsu niimoodi põletad, jah? Jah, kogu see kalts läheb ära. See kruus on täis selle pärast, teil on palju ka. Muidu ma tavaliselt teen selle kruusiga, kui on 30 inimest, siis ma teen neile selle kruusiga. Täna ma annan teile rohkem. Täna ma teen teile rohkem, jah. Lapsi on palju, neile ei tohi palju anda. Neile ei tohi palju anda. Sellepärast, et nad muidu ei, ma ei maga teile. Pärast vanemad tõmavad oksa ennast, mis lapsed teevad. Ise magama jääda. Väga keeruline. Mul on muidu niimoodi, et ma avastasin, et see särin aitab jubedat moodi hästi kiiresti aitab selle kõhulahtususe vastu. Vaata, kui lapsel on see rotaviirus, need tavalised viirused, mis nad on, eks. Siis ma oma lapsele tavaliselt, kui tal on kõht lahti midagi, kuskil mingi viiruse püüdnud, siis ma annan talle seda särinat ja kohe on terve, kohe paar minutit. Aga mis tee see on, mida sa paned? Mul see Tilmaki tee. Lihtsalt see kogus. Kogus on selline jah, mis on see märkimisväärne, aga see muudab väga kõvasti selle teistsuguseks selle tee maitse. Aga usu mind, pärast seda on inimesed hoopis teisest tujus ka. See mõjub väga. Sellepärast vaata need vahitornid, vaata mis need olid, ma ei tea, kas sa panid tähele, pruunid vahitornid äkki. Ümber hoia, siis selline legend käis, et neid vanglaametnikke hoiatati nagu, et ennast särinad täis joonud vang hüppab 6 meetri kõrgusele 12 meetri kaugusele seda aru. Et siuke power on sees. Minek on julgus. Ja seda joodi nagu ringis mitme peale, nagu 2 lonksu kaupa, sina 2, järgmine 2 ja niimoodi ringi kaupa on kogu aeg. Ja peate ära otsustama, kes kellega ühest kruusist nagu joob, kes panjaatit järgi lubab endale, noh. Me ei muidugi panjaatit siin taga jää, aga põhimõte on saaks selge. Võin leegi tagasi just. Läheb paremaks ka. Tule vaata. Tšaiku on valmis. Ongi tegelikult graafikus ilus sõida. Tegelikult isegi natukene kiirem kui graafikus.